Tere tulemast siis 11. andmetarkuse seminarile. Varasemalt on neid siis korraldatud virtuaalselt kõiki, et esmakordselt meil on siis olnud võimalus tulla ka päriselt kokku ja siis seda seminari vormis teha. Tänane seminari teema ongi andmete kvaliteedi tagamine praktikas, mille sisuline osa võiks võtta umbes 45 minutit, me loodame. Peale mida meil on siis niisugune avatumas vormis arutelu, küsimused ja kõik muu. Esmalt võib-olla natukene andmetarkuse võrgustiku kohta, et tegu on siis sellise avatud võrgustikuga ja mis ühendabki selliseid andmehuvilisi spetsialiste ja meie eesmärgiks ongi edendada siis andmekirjaoskust Eesti ettevõtetes, organisatsioonides, asutustes, luues siis selleks ka erinevaid materjale, tehes selliseid seminare ja muid üritusi. Ja soovitan kindlasti kõigil liituda ka meie LinkedIni grupiga, et sealt saab kõige värskemat infot ka webinaride kohta. Ja huvilistel on võimalik muidugi tutvuda ka meie siis andmevõrgustiku manifestiga, et lugeda täpsemalt meie eesmärgi, mõju ja ka selliste põhimõtete kohta. Aga tänane kava siis jagasime selle suureks osaks, selle suure teema 7 põhiliseks selliseks punktiks. Alustamegi sellisest organisatoorsemast poolest ja high level ülevaatest andmekvaliteedist ja liigume siis järjest rohkem detaili kuni tehniliste lahendusteni välja. Ja meist ka, siis nii palju, minu nimi on Raiko Limmart, minu taust on puhtalt andmeaidanduses, et alustasin Swedbankis testijana, arendajana, olin seal ka osa siis sellisest in-house arendustiimist, kes tegeles andmekvaliteedi automatiseerimise lahenduse loomisega ja olen ka andmekvaliteedi selliseid põhimõtteid ja lahendusi implementeerinud näiteks Telia Eesti poolel siis ja täna toimetan siis Select Zeros, kus me arendamegi eraldi lahendust andmekvaliteedi halduseks. Nii, tere, mina olen Silver Saar. Minu siis selline ametlik tööpõld see alguse Saku õlletehasest. Ma olin seal siis laos, väljastasin kaupa, õlut ja muud sellist kraami, mida see Saku õlletehas vahendas. Ja laost, ehk siis warehouse, ma üritasin selle nagu 2 all, liikusin ma siis Swedbanki ja seal ma hakkasin tööle siis andmeaidas. Vahepeal töötasime Raikoga koos testijate tiimis ja viimased 7 aastat ma olen siis ettevõtte ülese andmekvaliteediga tegelenud. Pigem siis just nagu selle keskse tiimina, et kus siis me kirjeldame ära need kõik selle raamistikud, kuidas me pangas peaksime seda andmekvaliteeti haldama koos kogu selle andmehaldusega ja pakume ka siis tuge nii protsesside, protseduurikaga, juhenditega, kui ka siis oleme tellijad siis oma tööriistalahendusele, et mis on meiega, mis nõuetele peavad siis meie need tööriistad vastama. Ja mis meie ootused, mida me siis tahaksime täna kultiveerida, on see, et vaatamegi siis erinevaid neid võimalusi, kuidas siis andmekvaliteedile läheneda. Eelnevas ühes seminaris vaadeldi andmekvaliteeti pigem nagu selliselt hästi nagu suure pildiga, suure ampluaaga, mis oli tegelikult väga hea sellise suure pildi nagu andmiseks, aga me läheme siis konkreetselt siis detaili rohkem, kuidas seda asja siis kontrolle nagu realiseerida, kuidas neid siis ja kus kohas neid kontrolle teha ja kõik selle ümber toome ka näiteid. Ja mida me ei kata, meie praegu seekord ei räägi, et kuidas see kogu need andmekvaliteedi reeglite kogumine käib, kuidas neid struktureerida, kuidas neid mõistlik taaskasutada. Me ei käitle ka hetkel seda raporteerimise kohta, et nii otsest nagu operatiivset kui ka siis võib-olla sellist management või see juhtkonna raporteerimist. Me hetkel ei lähe väga detaili ka, kuidas nende probleemidega tegeleda, sest see on ka täiesti omaette selline maailm. Ja ka see, et kuidas me saaksime kasutada andmekvaliteedi tulemusi kui nagu metadatat, et kui sa lähed avad mõne raporti, et sa saad ka kohe teada, mis on see andmekvaliteet, et me nagu konkreetselt sinna ka sisse täna ei lähe.
aga mida me oleme mõelnud, et mis on nagu need mõned eeldused, et esmalt ongi see, et andmekvaliteediga tegelemine ei ole ühekordne projekt, see on ikkagi see, et see tuleb sisse juurutada siis ettevõtte kultuuri. Et isegi meil on sedasi olnud, et kui meil on mingisugused projektid olnud, mingi projektitiim laseb teatud siis tiimil arendada või need andmekvaliteedi kontrollid ja kui me paari aasta pärast tagasi läheme, kui projekt on läbi, vaatame teda selle siis nende dashboardide pealt, et seal on mingisugused andmekvaliteedi probleemid, aga need on konstantselt nii-öelda läbi 2 aasta on nagu täpselt sama nivoo, et järelikult keegi selle nende tulemustega ei tegele, et ehk siis see peab sisse minema kultuuri ja tekkima ka reaalne vastutus. Ja et see nagu tekkida saaks, peab olema sponsor, ehk siis see peab olema juhtkonna tasemel, kes siis sponsoreeribki ja kes siis ehitab üles selle koalitsiooni, et ei ole mitte ainult selle antud siis võib-olla see, kui me räägime mina räägin suurorganisatsioonist, et enamasti nagu see juhtkond vastutab oma nii-öelda organisatsiooni eest, et ta ainult ei rahastaks, et see andmekvaliteet saaks teatud organisatsioonis nagu lahenduse, vaid see peaks ikkagi üle organisatsiooni saama, eks tema peab ka nii-öelda koalitsiooni ehitama üle kogu juhtkonna, et see nii andmekvaliteet kui andmehaldus oleks siis üle ettevõtte siis lahendatud vähemalt sarnaste printsiipide alusel. Ning et seda ka juhrutada, peab olema ka siis inimestele siis aeg allokeeritud, et kui need, kes päriselt seda hakkavad siis ka lõpuks ellu viima, et see on puhas nagu prioritiseerimise teema. Ja viimaseks on see, et mis iganes tööriist, et kui sa ei tea, et kus sa nagu pihta hakkad, et siis võta kas või Excel või hästi primitiivne lahendus, et alusta sellest ja kui sa saad oma nõuded teada, et siis sa saad minna ka turule omale tööriista hankima. Ja mida ma olen nagu konkreetselt siis andmekvaliteedi nagu valdkonnas mõelnud, et andmekvaliteedi nagu haldamine ei ole nagu, see ei ole isoleeritud, aga praegu hetkel ma võtsin väga isoleeritud vaatevinkli, et kuidas see, et kui inimesed alustavad andmekvaliteedi tööga, et okei, seal on tipus on siis ärilised nagu see prioriteedid, aga kui need on juba nagu see selged, et siis hakatakse neid andmekvaliteedi reegleid koguma, need otsustatakse ära, et kus kohas see organisatsioonis on mõistlik neid reegleid siis nagu kontrollida, kas siis ehitad kontrollid või ehitad konkreetsed need reeglid süsteemi sisse, et sul ei tekikski nagu neid probleeme. Ja pärast seda, kui on sul kontrollid, et siis hakkad neid pead ka regulaarselt valideerima. Et kui seda ei tehta, et siis tekib nagu see eelmainitud situatsioon. Ja kui niikuinii tekivad probleemid, see on nagu tunduvalt paratamatus, et siis tuleb nende probleemidega tegeleda, et täna me pigem käsitleme, vaatame natukene nendesse kahte keskmisesse sisse. Võtangi siit üle siis sellise teemaga, et kus üldse andmete valideerimine toimub. Ehk siis teema eesmärk ongi anda ülevaade erinevatest keskkondadest, kus seda teha ja esimese punktina ma toongi välja siin eraldi front-end sellised validatsioonid või vormid. Et see on üks esimesi kihte, kus me saame vältida väga palju andmevigu üldse, mis potentsiaalselt andmebaasi võiksid jõuda. On see siis e-maili valideerimine või mingi vanuse valideerimine. Et paratamatult enamus vigu on inimtekkelised ja seda just eriti läbi erinevad vormide, on need siis CRM-is kuskil või Excelid, et sealt enamus vead siis ka sisse tulevad. Aga kui me nüüd keskendume andmetele, mis juba andmebaasi tasemel eksisteerivad, siis üks viis andmete valideerimisi on teha seda otse data pipeline'is sees, ehk siis liigutamise või nii-öelda transformeerimise hetkel. Ja selle suurimateks plussideks ongi see, et see valideerimine toimub iga kord automaatselt, kui siis andmeid näiteks liigutatakse ning vea tuvastamisel on ka kohe võimalik siis reageerida, saadetakse vastutavale isikule mingisugune teavitus ja teha ka siis järelsükseid tegevusi otse pipeline'i sees, et kas me paneme uuesti pipeline'i otsast tööle või käivitame mingisugused parandusskriptid või mis iganes, et kõik on võimalik seda automaatselt teha. Lisaks, kuna sellisel juhul on need andmed üldjuhul siis
ütleme ETL-lahenduse kõhus seal kuskil mälus või tempbaasides, siis ei mõjuta see ka andmebaasi jõudlust nii-öelda, et tal ei ole mingisugust mõju sellele live andmebaasile. Küll aga on neid validatsioone üsna keeruline üles seadistada ning üldjuhul ka väga piiratud inimesed üldse saavad seda teha, et peab olema siis kompetents ja ligipääs nendele pipeline'dele, pluss sinna juurde veel see haldusots, et kui midagi vaja juurde lisada või midagi läheb katki, midagi vaja muuta ja üldse ka veahaldus on nagu pigem keerulisem, et see muidugi oleneb väga sellest, et kuidas need pipeline'id on üles seadistatud ja kas näiteks vead kirjutatakse automaatselt kuskile kolmandasse süsteemi ümber või mitte. Ja minu enda kogemusel, nii palju kui ma näinud olen, et siis tegelikult pipeline'ides valideerimist tehakse väga palju, see on tavapärane, küll aga need lahendused on üsna sellised legacy, et defineeritakse midagi ära ja siis sinna need jäävad ja keegi rohkem nendest nagu midagi väga ei tea ja neid ei näpita enam. Siis järgmine on validatsioonid otse andmebaasis. Seda on absoluutselt näha kõige rohkem ja peamiselt ka tänu sellele, et see võimaldab siis, ütleme, kui teha manuaalset valideerimist, siis see on see go-to lahendus või ainus lahendus. Ja suurimad eelised on absoluutselt see, et neid valideerimist saab teha siis live andmete peal või reaalajas, et ei ole mingit nihet. Ja lisaks on siis ka validatsioonide loomine ja käivitamine üsna lihtne, et eriti kui siis kasutajal, kes igapäevaselt võib-olla baasiandmetega toimetab, ta teab seda andmedomeeni, tal on see SQL süntaks selge ja tal on siis lihtsalt mugav neid validatsioone seal luua ja käivitada. Ja küll aga selle probleem on see, et valideerimine mõjutab otseselt baasi jõudlust ja see tekitab ka sellise riskikoha, et võib kirjutada igasuguseid SQL-i päringuid ja kui see on nagu liiga mahukas ja sööb natuke liiga palju ressursse, siis võivad mõned kolmandad süsteemid pihta saada ja neid häirida. Ja mõningatel juhtudel on ka tegelikult ligipääs raskendatud, et kas mingitel kasutajatel, kes potentsiaalselt tahaks validatsioone luua, on üldse ligipääs nagu otse sinna baasi pihta siis. Ja viimases üks eraldi keskkonna toongi ma välja siis just valideerimise eraldi keskkonnas, sellises replikas, et see on selles mõttes väga sarnane eelmise viisiga, ainult et kõik need andmed või siis andmeset, mida tahetakse valideerida, tuuakse see andmebaasist üks-ühele ümber kuskile teise keskkonna. Väga palju selliseid SaaS-lahendusi, mis on andmekvaliteedile suunatud, kasutavad sellist lähenemist ja validatsioonid jooksevadki see otse koopia andmete peal. Sellisel juhul see valideerimine ei mõjuta live keskkonda, küll aga live keskkonnast andmete laadimine sinna replikasse võib olla mingitel juhtudel mahukas, mingitel juhtudel isegi võimatu mingite tabelite puhul. Aga mida see võimaldab, on siis teha kindlasti ka sellised põhjalikumat analüüsi, igasugust juba rea tasemel trendi analüüsi, sellisest anomaalia tuvastust. Et ja põhiline probleem on muidugi ka see, et andmed ei ole sünkroonis, et nii kui mingisugune muudatus toimub sul live'is, siis sa ei saa seda nagu kohe testida, enne sa pead ennem replikasse ümber tooma. Nüüd, kuidas üldse andmekvaliteedi kontrolle seadistada, et siin ma tooksingi välja siis näited 3 erinevast sellisest suuremast viisist ja ka näited. Nii, jah, esmalt siis ongi andmemudeli, sellised piirangud või constraint'id. Ühesõnaga, et need ei võimalda üldse näiteks tabelisse siis konkreetsetele tingimustele mitte vastavaid andmeid sisestada. Ja kui andmearhitektid, arendajad teevad väga head tööd, siis on võimalik väga palju juba ära katta selle tasemel. Ja sellised tavapärased lahendused ongi not null, ehk siis kuskile veergu ei saa üldse 0 kirjeid näiteks sisestada või unique, et peavad olema unikaalsed kirjed ja primary key puhul on nende 2 kombinatsioon siis, aga siis on ka niisugune check võimalus, constraint'id, kus on juba võimalik defineerida sellised ärireeglid, et näiteks kliendi vanus peab olema numbriline väärtus, mis on suurem kui 18 ja võib kasutada muidugi ka, või võib luua ka constraint'e, mis on mitme erineva veeru vahel siis ja mitmed erinevad tingimused. Ja kokkuvõttes siis sellisel juhul need vigased kirjed kui sellised andmetesse ei jõuagi.
Siis on meil olemas sellised vabavaralised raamistikud, näiteks Amazon Tiku ja Great Expectations. Tegu on üsna selliste lihtsate raamistikega, millel on siis eeldefineeritud validatsioonid. Näiteks Great Expectationi puhul siin paremal ongi võimalik Pythoni tasemel siis teeks sisse võtta ja kasutada siis eeldefineeritud validatsioone. Näiteks siin on loodud siis veerule date on paika pandud, et see peab vastama mingile kindlale formaadile ja siis ta annab siin kohe tulemused, et kui palju vastab, kui palju ei vasta. Või siis vasakul pool seal tiiku tasemel on näha, kus konkreetsele tabelile on rakendatud mitmeid erinevaid validatsioone, alates sellest, et seal peab olema vähemalt 3 miljonit kirjet ja siis juba veerupõhised, et näiteks star rating peab olema vahemikus 1–5. Et jah, aga sellistel raamistikel on omad piirangud, et see on niisugune natukene development overhead ja ta on mõnevõrra ikkagi ka piiratud siis. Ja siis juba on sellised low-code rakenduste moodi lahendused, et erinevalt raamistikest, siis need on ikkagi põhimõtteliselt karbitooted. Väga tavapärane lahendus ongi nende puhul, et sa YAML-i tasemel defineerid oma validatsioonid, et see on niisugune mitte päris koodimine, skriptimine, aga peaaegu. Ja vasakul on näha siis sooda näited, kus ongi paika pandud näiteks, et mingis kindlas veerus võivad olla ainult mingid kindlad väärtused või et siis vanus võib olla vahemikus 1–100 ja teise pildi peal on siin samamoodi näha väärtuste osas sellist validatsiooni, et mingid kindlad väärtused näiteks peavad olema olemas. Ja siis tooksin sisse juba sellised no-code lahendused, kus nende eesmärgiks on siis võimaldada luua neid validatsioone võimalikult lihtsalt ning seda ka kasutajatel, kelle võib-olla ei ole seda oskust luua seda ka koodi tasemel. Vasakul on näha näiteks Monte Carlo data lahendus, kus siis ongi võimalik märkida ära põhimõtteliselt, et ma võtan selle veeru ja ma tahan siia rakendada sellist reeglit, et näiteks seal on siis veer created on ja saab näiteks määrata ära, et see peab olema alati minevikus, et ei tohi olla tulevikus. Ja paremal on siis selline AI põhine lahendus, et kus siis inimkeelest on võimalik luua konkreetne tehniline validatsioon, et on valitud lihtsalt mingisugune andmebaasi objekt, tabel ja siis ongi defineeritud ka see reegel ära, et aadressi formaat peab olema, mis meil on siin, number, tänav, linn ja selle põhjal siis tehakse see SQL-i põhine validatsioon juba ära. Ja siit juba liigumegi siis SQL-i põhiste validatsioonide juurde, et reaalsus on ka see, et kõik need no-code, low-code lahendused, see on lihtsalt kasutajakiht, mis põhimõtteliselt tõlgib selle no-code'i või low-code'i ümber SQL-iks ja tegelikult see SQL käivitatakse sinna baasi vastu nagunii. Ja kui me räägime SQL-i tasemel valideerimisest, siis üldjuhul ikkagi kontrollitakse lihtsalt päringuga vigaste kirjete eksisteerimist. Ehk siis, kui me vaatame seda vasakul Colibra lahendust, siis seal ongi select turn päring, millega me otsime vigaseid kirjeid, ehk siis meie eeldus on, et see päring ei tagasta ühte kirjet. Nii kui mõni kirje sisse tuleb, siis see test viskab kohe punaseks. Või paremal pool me teeme seda agregeeritud tasemel, ehk siis me vaatame count'i, ehk siis me loeme kokku lihtsalt vigaste ridade arvud ja me eeldame näiteks, et vigaseid ridu on 0. Kui vigaseid ridu on rohkem, tuleb sealt 1, tuleb sealt 100, siis on test punane. Ja siin muidugi annab ka mängida, et saab ka teha validatsioone, et peab olema suurem kui 0, näiteks, et kontrollida, kas kirjete arv on olemas kuskil või mingi vahemik, et saab ka niipidi. Ja nüüd Raiko juba natuke mainis selles teises plokis, et kuidas saab teatud otsuseid teha juba siis erinevates andmekvaliteedi kontrollide raames, et kui ta mainis, et sa võid andmekvaliteedi kontrolli ehitada juba sellesse pipeline'i, seda andmevoogu, et selle pealt sa saad juba nii-öelda öelda, et mida nende tulemustega peale hakata, et sa saab panna kas nii-öelda pipeline'i nii-öelda fail ima, kui mingisugune ületab selle piirmäära, et siis ta saadab välja selle teavituse, aga on ka võimalus see, et kui sa oled sisse pannud, et sa võid ka, pane järgmine, et need vigased tulemused kirjutatakse lihtsalt sinna karantiini tabelisse maha, kõik, mis on korrektsed, lähevad sellesse lõpptabelisse ja siis selle karantiinide tabeliga hakatakse tegelema, hakatakse neid kirjed siis parendama ja kui need korda saavad, siis nad lähevad ka siis põhitabelisse.
Siis on võimalik ka märgistada, mida ma hetkel, eelmine asi oli ka see, mida ma ei ole tegelikult ise praktiseerinud ja see oli ka see, mida ma praktiseerinud ei ole, ongi see märgistamine, et sa sellesse target tabelisse, kui sa edasi paned uuesti, et kui sul on see lõpptabel, et sa oled selle nii-öelda andmekvaliteedi veeru juurde pannud, kus sa siis paned selle märke mingi viite sellele andmekvaliteedi mõõtmise juurde, et mis on seda mõõtnud, et siis sa saate teada, kui siin midagi eksisteerib, et järelikult selle reaga on probleemid. Aga siin saab nagu päris keerus minna, et okei, kui sul nüüd kirje on korras, et sa pead ka selle näiteks ära eemaldama ja kogu see nii-öelda elutsükli manageerimine hakkab olema, aga see on lihtsalt nagu üks teoreetiline võimalus, mida saab rakendada. Siis on valideerid ära ja siis on see, või see andmekvaliteedi kontroll käib ära, aga sa valideerid neid tulemusi siis, kui sa oled nagu lubanud neid valideerida, et okei, sul võib käia näiteks päevane validatsioon, aga keegi inimene vaatab võib-olla kas siis iga nädal korra nendele tulemustele peale, aga kui kogu aeg andmevoog nii-öelda läheb järgmistesse nii-öelda süsteemidesse edasi ja siis aga te tegeled alles nii-öelda nagu tulekahjudega. Et see on ka üks nagu paratamatust, üks asjadest, et kui sa lihtsalt nagu tagantjärgi seda asja teed. Ja üks asi on see, et ka see, et kui sa järgmise peal lähed, et paned selle nüüd validatsiooni üles, aga sa unustad ära, et üldse mingi asi käis, et see oli nagu mu see esimene näide oli, et panid üles, aga keegi nende tulemustega ei tegele. Ehk siis see on puhas nii-öelda nagu ressursi raiskamine tegelikult, et nagu IT-ressursi raiskamine. Ja viimaseks on see, et mida Raiko korra mainis, on see, et sa saad ka sisse ehitada siis automaatsed andmete parandamised, nagu kui sul on mingid reeglid olemas, et kuidas saab mingi üldteatud või üldiseid vigu parandada, näiteks kui on nagu see postal code postiindeksis, et Eestis ei ole seda nii suur probleemi, aga võib-olla Inglismaal on see, et seal on tühikud vahel, et seal sa saad automaatselt need tühikud, kui sa tahad nagu ühtsele kujule viia, et sa saad need tühikud näiteks vahelt ära võtta, et näiteks, et sa saad reeglid sisse panna, et siis ei pea keegi hakkama käsitsi neid parandama edasi, et see on ka üks nendest variantidest. Ja kui nüüd edasi minna, siis Raiko räägib edasi sellest. Jah, siis on, ma räägiksin juba validatsioonide sellistest tüüpidest, et ehk siis millised on validatsioonide sellised sisulised erinevused ja ütlen siia juurde ka ära selle, et reaalsuses on päris palju nendest kattuvad ja see liigitamine on ikkagist mingil tasemel nii-öelda subjektiivne. Aga jah, esmalt räägiksingi ühiktestimisest, et minu vaatest siis need on validatsioonid, mida on põhimõtteliselt võimalik rakendada ükskõik millisel ühikul, ehk siis andmebaasi kontekstis võiks selleks olla tabel või vaade. Ja siia alla siis võib kuuluda näiteks see, et kas tabelis on andmed olemas, kas uued andmed on sisse tulnud viimase 24 tunni jooksul, näiteks igasugused duplikaatide kontrollid, tühjad veerud ja muidugi ka andmemudeli enda kontrollid, et kui me vaatame näiteks veeru tasemel, kas mingid suffiksid või prefixid peavad vastama datatype'ile või kas mingid kommentaarid on olemas. Ja need siis lähevad väga kokku ka selliste andmekvaliteedi dimensioonidega, nagu siin on ka availability, timeliness ja nii edasi, et neid on küll hunnik rohkem, aga mõned, mis ma siis siin välja tõin. Siis ongi juba ärireeglite valideerimine, ehk siis need on ka sellised võib-olla kõige tavapärasemad ja enim kasutatavad validatsioonid. Slaididel on siis juba ka 3 näidet SQL-i tasemel loodud validatsioonidest. Et esimesena meil ongi siin näiteks, et kõigil tellimustel peavad olema eksisteerivad tooted, et siis me võtamegi 2 tabelit, võtame oma orders tabeli ja products tabeli ja product ID põhjal siis otsimegi kirjeid, mis on products tabelist puudu. Ehk siis kui meil on mõni tellimus, selline, kus on toode sees, mida tegelikult olemas ei ole, siis test fail'ile. Siis on juba selline, ütleme siis väga elementaarne, lihtne näide, et kliendi vanus peab olema mingis kindlas mõistlikus vahemikus, antud juhul siis 18–120, et siin Silver, sa vist just ühes teises podcastis mainisid, et see on ka ju ajas muutub, et äkki meil 50 aasta pärast on see kuni 140 või midagi, et kindlasti jah, andmekvaliteet ei ole staatiline või need reeglid ei ole staatilised. Ja siis ka näiteks, et email peab vastama mingisugusele kindlale formaadile, et antud juhul ongi siis ära defineeritud SQL, mis otsib regexi alusel kirjeid
mis ei vasta tavapärasele sellise emaili formaadile ja siin on ka näha siis tegelikult üks selline näidis vigasest kirjast, kus siis email algab suluga. See on lihtsalt olnud. Nüüd meil on regressioonitestid, ehk siis me tahame valideerida, et peale muudatusi ei oleks muud andmed nii-öelda kuidagi mõjutatud sellest muudatusest või arendusest, et näiteks kui me teeme vaatesse juurde, ütleme siis andmeleti vaatesse juurde uue join'i, et mingit uut veergu juurde tuua, mingit uut veergu seal näidata, siis näiteks ridade arv ei tohiks ise muutuda. Või et kui me muudame andmetüüpe, siis meetrikute arvutustel jääksid need arvutuse tulemid samaks. Ja tihti on vaja tuvastada siis ka andmemudeli muudatusi. Hästi lihtne näide on see, et kui meil muutub väljapikkus, näiteks varcharist 200 pealt muutub 100 peale ja nüüd meil toimub ülehomme mingi laadimine ja sinna ei saa enam andmeid sisestada, sellepärast et allikas on hoopis teise pikkusega andmed. Et on ka näiteks nii. Ja siis integratsioonitestid, et neid siis me jooksutame pidevalt, tavapäraselt siis peale laadimisi, transformatsioone või nende ajal ja veendumegi siis selles, et kas meil ETL-i pipeline'id on korrektselt jooksnud, kas uued kirjed allikast on tulnud üle, kas kõik arvutused on õiged. Lisaks, mis ma nagu ise tahan enda kogemusest välja tuua, millele ma väga palju aega olen pannud, on timestampide jälgimine just ajatsoonide lõikes, sest sellega on väga palju muresid tihti, et kuskil allikas on ajatsoon GMT+0 ja teises kohas on GMT+2 ja siis kui me teeme näiteks omakorda seal mingid töötundide arvutusi, siis seal võib olla väga suur mõju lõpptulemile. Ja viimasena tooksin välja sellise andmete võrdluse ehk data reconciliationi, et kuigi enamus validatsioone toimub siis ühe andmebaasi tasemel, siis on ka neid juhte, kus meil on vaja võrrelda andmeid erinevates allikates. Näiteks, kui me tahame kontrollida seda, et kas meil on kõik kirjad CRM-ist laetud andmeaita, et see on siis, läheb ka sinna integratsioonitesti alla, või kui me tahame näiteks võrrelda development versus production keskkonda pärast mingit muudatust, mis siis läheks ka sinna regressioonitesti alla. Slaidil olev näide on selline väga hea näide, kus me võimegi ette kujutada, et seal allikas on siis CRM, kus meil on kõik klientide emailid, näiteks neil on olemas ka marketing consent ja siis meil paremal pool on andmeladu, kus meil on mingisugune kliendi dimensioon siis kokku pandud erinevatest allikatest ja siin on mismatch siis emailiga ja ütleme, et kui me selle pealt näiteks tahame teha turundusautomaatika raames mingit emailide saatmist, aga see email ei ole consenti andnud, siis kliendid võivad saada päris vihaseks. Ja nüüd põikame ka natuke sellesse andmeprofileerimise maailma, et kuidas neid andmeprofileerimisi siis erinevatel kasutusjuhtudele ära kasutada. Et esmaseks ongi see, et kui sa ei ole nagu, et sa saaksid üldse tuttavaks oma andmetega, et mis karakteristika see on, et kui palju näiteks mingisuguseid nagu null-väärtusi tühja kirjeid on ja kui palju, mis on need min-max ja average ja mis on need mustrid erinevad, ja selle jaoks sa võid isegi, sul ei olegi vaja väga keerulist lahendust ehitada selleks, et siin on näiteks Power BI's on üles ehitatud, kasutades olemasolevaid nii-öelda neid funktsioone, et sa saad väga hea juba ülevaate, et mis on erinevad karakteristikad see sinu andmetest. Ja kui minna nagu, või termise panna, kui minna karbitoodete juurde, siis informaatikal on näiteks, et kui me vaatame ühe siis atribuudi karakteristikat, siis siin on näha, et kui palju näiteks neid tühja väärge on, kui palju nagu neid distinct, et mis see siis on, et mis on ühtemoodi unikaalsed, ja siis on mitte unikaalsed ja siis on siin all on näha need, mis on nagu need mustrid, et mis tüüpidele need vastavad ja kuna siin on minu arust see väärtus oli et see sinu siis, et mis, kas sa oled abielus või sa oled nii-öelda mitte abielus, et siin on, tundub, et siin on, mis see staatus 24 võiks huvitav olla, et kui sa sinna peale vaatad, mis see nagu tähendab, et see annab juba nagu üsna palju erinevat informatsiooni ja nüüd tekib küsimus, et mis ülejäänud see
mis siin veel tegelikult veel hakkab toimuma, et ja mis on andmeprofileerimisel vähemalt karbitoodetel on enamasti hea, et ta annab ka tegelikult sulle nende andmed juba vaate ka, et selle rea tasemel, et kui sa mingit asja vaatad, et kui on mingi tühi kirje, sa näed, et millegipärast ta siin ei ole õiget filtreerimist toimunud, et ta peaks näitama just need read, millel on see atribuut nagu tühi, et aga see ongi see, et sa saad vähemalt nagu see on pigem nagu siis sisendiks sinu siis andmekvaliteedi tööle, et sest kui vaevalt, et keegi hakkab seda nüüd väga palju regulaarselt kasutama, sest nagu Raiko ütles, et andmeprofileerimine on üks nendest asjadest, kus sa pead kasutama või läbi käima kogu selle nagu andmeseti korraga, et siis sisse tõmbama kusagile, mis tähendab, et see andmebaasil on lisakulu ja seetõttu me ei ole ka nagu me ei profileeri kõiki andmeid, meil on ikkagi oleme välja valinud, et milliseid andmeid me profileerime, millele me tahame teada, et me võib-olla regulaarselt seda statistikat saada ja regulaarse statistika pealt saab ka tegelikult järgmised otsused teha, kui Raiko paneb järgmise slaidi. Vabandust, üks üle vahel, aga lähme korra järgmise peale, ma räägin kohe selle teema lõpuni, et sa saad ka, kui sa teed regulaarselt, siis sa näed ka selliseid erinevad nagu trendline, et kui sa võid ju selle sama data andmeseti sees need profileerida andmeid teatud nagu atribuudi alusel, et sa ei vaata lihtsalt nagu, kui palju sul nagu ühes tabelis nagu neid kirjed kokku on, vaid sa jagad ka kas või selle praegu vist on linnade alusel, mis linnades kliendid on, et siis sa näed, et kui kuskile viskab mingisugune kirja üles, et järelikult seal võib olla probleem, et see annab, aga see on ikkagi üsna ressursimahukas töö ja sinna peale on võimalik ka selliseid validatsioone panna, et mis on need piirmäärad, et kust maalt see asi läheb katki, et Raiko, sa võid korra seda rääkida, et et kui meil tekib selline agregeeritud kujul juba ajalugu andmete kohta, siis seal on nagu võimalik kasutada erinevaid mudeleid, on need siis mingisugused regressioonimudelid või vaatame lihtsalt keskmist või midagi natukene keerulisemat, et me saaksime ka ennustada, et mis see nagu potentsiaalne järgmine tulemus võiks olla. Ja siis me saame vaadata seda tulemust selle vastu, mis on reaalselt andmebaasis. Ja kui see, muidugi seal on erinevad thresholdid, et kasutame oma confidence intervalle 95% või 99% või midagi muud ja kui see on nüüd erinev sellest, mis päriselt andmebaasis on, siis me saame üsna lihtsalt ära tuvastada sellised järsemad nihked või anomaaliad andmetes, mis võivad olla potentsiaalselt siis ka väga suured vead. Ja lähme korra tagasi eelmise peale, et andmekvaliteedi profileerimist saab ka ära kasutada selleks, et tuvastada siis nii-öelda vigu ja selle pealt sa saad ka nagu reegleid ehitada, et siin kuidas seda lugeda, et kõik need numbrid on tuvastanud mingisuguse vea, et kui me alustame number 1, et siin on ID selles veerus on mingisugune number 1 ja siis ta läheb äkki 1000 peale ja edasi, et siin on mingi anomaalia. See ei tähenda, et see on kindlasti vale, vaid see on mingi anomaalia. Siin on ka järgmisel on see, et see number 2, et kogu see nii-öelda koht on see, et kõik see ajad on nagu tuleb ühega ja siin on kõik on nagu millegipärast on 4 nagu duplikaatsust, vähemalt nagu selle koha peal, et kas see on nagu okei, et siis tuleb nii-öelda järgmine järgi. Kolmandas on see, et siin on 3D6 ja 3D7, et kas see on okei, et 3D8 oli vahel puudu. Et see võib olla nii-öelda okei, võib-olla ei ole. Et ja neljandas on see, et see nimi on sama ja siis muud andmed on ka samad, aga siin e-mailis on nagu erinevus, et mingi tõttu ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, et siin saab, et andmeprofileerimises saab tuvastada nii ühe atribuudi tasemel anomaaliaid kui ka nagu atribuutide vahelised sõltuvusi, ja mustreid. Aga jah, üsna kiiresti saime tegelikult juba teema kokku, et kindlasti kutsun osalema ka järgmistel webinaridel, et meil on veebruarikuus veel toimumas 2 webinari, jällegi LinkedInis saab nende kohta kindlasti rohkem infot ja aitäh kuulamast ja